Suur tänu! Minul on väga hea meel, kui te täna terve päeva jooksul aktiivselt küsiksite, oponeeriksite, avaldaksite arvamust ja selleks on meil olemas siin kenad daamid mikrofonidega ja ma palun küsimused esitada kindlasti mikrofoni, sest meil ka konverentsi filmitakse ja muidu teie küsimus lihtsalt ei salvestu. Ja kas teil on küsimusi? Palun mikrofoni. Muidugi. Põllumajandusminister, mul on 2 küsimust. Seal oli kirjas teil, et juhitakse tähelepanu väike põllumajandustootja arengule. Kas te saaks natuke rohkem lahti rääkida, mis see tähendab? Ja teine küsimus, et miks see viimastel aastatel on selline hindade tõusukõver selline väga kõikuv? Milles see on tingitud? Vaevalt, et ta on pakkumise ja turunõudluse näitaja, et turg niimoodi ei liigu. Jah. No kõigepealt see väikeste tootjate teema iseenesest ju Vana-Euroopa või Tuumik-Euroopa või kuidas me teda siis nimetame, on toetunud oma põllumajanduslikus tootmises just nimelt taludele, mitte nendele suurtele äriühingutele, et see on pigem tulnud, kui nüüd Inglismaa siit võib-olla kõrvale jätta. Aga see on tulnud see mõõde sisse, et on ka suurtootjad Euroopa Liidu laienemisega ja minu arvates Euroopa Liit ei ole oma ühise põllumajanduspoliitikaga olnud valmis selliseks laienemiseks. Ja täna ongi tulemus see, et tegelikult igal pool ju toimub areng ühesuunaline, et tootjate arv väheneb, aga need, kes jäävad, muutuvad suuremaks. Ehk väikesed kaovad ära, jäävad konkurentsis alla ja sellepärast arutatakse ka Euroopas laiemalt selle üle, et mis siis on tulevik nendel väikestel üldse. Kas see traditsiooniline peretalu või traditsiooniline taluline tootmine, mis on valdav ja domineeriv Euroopa vanades riikides, alates Prantsusmaast, lõpetades Saksamaaga, siis millised võiksid olla need meetmed ja ma sellest ka rääkisin, ega siin valmis lahendus ei ole, nii et mina sellele küsimusele täna vastata teile küll ei oska. Aga kindlasti, nii nagu ma ütlesin, ei saa olla see lahendus nii lihtne, et lõikame lihtsalt suurtelt toetuste tipud ära. See, mis on nagu välja pakutud aruteludeks. See ei ole kindlasti ilmselt see ja väga mitmed liikmesriigid on sellele ka juba vastu hakanud. Nii et millised need lahendused saavad olema, ei oska täna mina teile öelda, need arutelud käivad ja eks me püüame siis omalt poolt oma ideid välja pakkuda, mis meil Eestis on, aga mina arvan, et tulebki olemuslikult nii-öelda seda talu toetada nende komplekssete toetustega. Juba täna on ju tegelikult ka sotsiaalseid toetusi palju. Me teame talupere sotsiaalsetest tagatistest, mis on ka Euroopa Komisjoni poolt üles tõstetud ja heaks kiidetud ja nii edasi, mida ei ole äriühingute puhul rakendatud ja rakendatavad ja nii edasi. Nii et see spetsiifika on olemas ja eks seda teed püütakse siis võib-olla veel süvenelikult minna. Aga mis puudutab hindade kõikumist, siis ega siin väga selget ühest vastust ei ole, et ega 4-5 aastat tagasi keegi ei prognoosinud seda, mis tuli. Ja mina arvan, et siin on terve rida põhjuseid või mitme teguri kokkusattumus. Kõigepealt viimased aastad siiski ka ilmastiku poolest on olnud väga kõikuvad. Võtame või Eestis 2007, 8, 9, 10. Et on olnud väga häid aastaid, põllumajandusaastaid, on olnud väga halbu, nii et ilmastik on kindlasti olnud üks põhjus. Teine põhjus on olnud kindlasti see, et Euroopa Komisjon ei ole rakendanud jõuliselt kõiki turukorralduslikke meetmeid või õigemini suund ongi olnud rohkem orienteeruda turule ja vähem kasutada siis sekkumist ja vähem regulatsioone. Ja kuna te näete, et ka praegu on laod tühjad, millega tegelikult nii-öelda turgude kõikumisi jõuliselt mõjutada, siis ka see on oma osa andnud sellesse. Ja ma arvan kolmandaks see üleüldine majanduskriis, mis on tekitanud ka teatud etteprognoosimatuid arenguid. Mõned väidavad, et siin mõni aasta tagasi, kui oli kõrge põllumajandussaaduste hinnatõus, see oli 2007 lõpp 2008 vist, jah, et see oli kriisi esimene etapp, kus majandused veel arenesid, aga kus vabanev kapital otsis kohta ja tuli suuresti ka põllumajandusse.
et see oli esimene etapp, sellele järgnes majanduskriis, eks ole, mida siis süvendas veel ka ilmastiku ebasoodsad olud, et nende kokkusattumine, ka majanduskriisi üldine mõju ja ettearvamatu käitumine on tegelikult seda turgude ebastabiilsust suurendanud, nii et ma arvan, neid põhjusi on väga mitmeid ja ühte selget ja ainsat põhjust siin välja tuua ei olegi võimalik. Suur tänu. Meil on üheks lühikeseks küsimuseks veel aega. Soovib keegi küsida? Palun mikrofoni. Härra minister, 6. märtsil vist on valimised ja me ei tea, kes on järgmine põllumajandusminister, kuid mis on põllumajandusministrile endale eelnevast perioodist ükseks kõige tähtsamaks sündmuseks või saavutuseks ministril oleku aja jooksul? Aitäh! Nüüd sündmusi on nii palju, et seda ühte on väga raske välja tuua. Eile oli siin samas saalis konverents ja saal oli ka täis ja teema oli uus ajajärk Eesti maaettevõtluses. Siin oli lisaks põllumeestele väga palju mittepõllumajanduslikke ettevõtteid ja siis esitati saalis täpselt sama küsimus. Ja kui esitati sama küsimus, siis ma pean ka täpselt samamoodi vastama kui eile. Et ma ei oska seda ühte tegu või õnnestumist välja tuua ja ma arvan, et Eesti on üldse oma arengus jõudnud selleni, kus erinevates valdkondades ei olegi mõtet otsida seda ühte asja, vaid me peame nägema tervikut ja arendama sektorit või Eesti riiki tervikuna tasakaalustavalt. Et see sõna tasakaal on oluline ja mina arvan, et see tasakaalu säilitamine või püüd tasakaalu hoidmisele on olnud võib-olla selle viimase 3-4 aasta kõige suurem saavutus ja pean siin silmas just seda tasakaalu, mis puudutabki neid väiketootjaid, peretalusid ja suurtootjaid, äriühinguid. Neil on erinev ajalugu, nad on mõlemad reaalselt Eestis olemas ja nad on mõlemad ka Eesti põllumajandusele vajalikud ja me peame püüdma üles ehitada sellise põllumajanduspoliitika, et neil mõlemal on arenguvõimalusi. Et nende tingimuste loomine ja tasakaal ka erinevate sektorite vahel, et meil ei ole ainult piimatootmine, et meil on ka võimalik liha toota, teravilja kasvatada, et meil on intensiivse tootmise kõrval mahedad. Mida mitmekesisem on see põllumajanduslik tootmine, ma arvan, seda jätkusuutlikum ja püsivam ka muudatustele on. Nii et tasakaal suurte väikeste vahel, tasakaal erinevate sektorite vahel, muidugi see tasakaalu hindamine on väga subjektiivne, aga ma arvan, et selle poole oleme püüelnud ja me oleme siin siiski teatud edu saavutanud. Ma selle tasakaalu teema lõpetuseks veel ikka küsin ära ka enda küsimuse, mida ma siin eelnevalt mõtlesin, et praegu on tasakaal osade loomakasvatajate jaoks küll päris paigast ära, et teatavasti vilja hind on lakke tõusnud ja see on tõstnud ka sööda hinda ja tõstab veelgi. Samal ajal ei piima hind ega liha hind ei ole nii kiiresti järele tulnud ja võib juhtuda, et varsti siis osasid loomakasvatajaid tababki see hetk, et lihtsalt ei ole raha, ei ole võimalik enam seda sööta osta sellise raha eest. Kas on mõeldud ka riiklikul tasemel, et kuidas selles olukorras käituda ja kas riik tuleb appi? Sest viljahinda kahjuks meie mõjutada ei saa. Jah, no Euroopa Liidus on turukorraldusmeetmete rakendamine Euroopa Komisjoni ainupädevus. Seda ei saa teha liikmesriigid. See on komisjoni ainupädevus, mis puudutab siis eraladustamist või sekkumiskokkuostu või eksporttoetuste rakendamist ja see otsus saab olla ainult Euroopa Komisjoni otsus. Ja Euroopa Komisjon on seda ka teinud aeg-ajalt ja on seda teinud ka sellel aastal. On nimelt oma varud paisanud müüki ja tänaseks praktiliselt võib öelda, et kõik need varud on müüdud. Vilja osas Otra vist natukene on veel järel, aga Eestis on kõik müüdud, Soomes on kõik müüdud. Et need on need meetmed, millega ühine põllumajanduspoliitika saab turge tasakaalustada ja on teinud. Peab tunnistama, et see ei ole olnud piisavalt mõjus, ei ole olnud piisavalt kiire reageerimisega. See on kindlasti olnud puudus ja teatud mõttes on see esimene signaal, tõsisem signaal nüüd viimased paar aastat vaadates neid hindade kõikumisi, mida tegelikult tähendab, kui me ka reaalsuses rohkem turgudele orienteerume, mis oligi eesmärk.
et täna me saame neid vilju nautida ja tuleb teha järeldusi, kas me läheme seda teed edasi, korrigeerime oma poliitikat või mitte. Aga selle peale on mõeldud, aga ma veel kord ütlen, et liikmesriigil endal, näiteks Eesti riigil ei ole võimalik avada sekkumiskokkuostu või eraladustamisi või eksporttoetusi kehtestada või midagi muud taolist. Või anda ka täiendavat riigiabi. Ka riigiabi reeglid on väga täpselt määratletud ja me peame pidama kinni nii riigiabi reeglitest kui ka liitumistingimustest, mis meil on kehtestatud, nii siin öelda täiendavaid võimalusi väga palju liikmesriikidel endil ei ole. See ikkagi sõltub ühise põllumajanduspoliitika tulevikust, millest ma siin eelnevalt rääkisin. Aga suur tänu, austatud minister, ja meil on siin teile üks väike kingitus, mis sobib koduaeda väga hästi ja siin on õpetus ka kaasas, kuidas seda kasutada. Aitäh! Aitäh!